täiesti tavalisel päeval tulin ma koolist ja arvasin, et sellega on minu jaoks päev lõppenud. Jalutasin koju omi mõtteid mõlgutades. Mulle meenus, et mul pole homseks kohvi peale piima panna ja juust on mul ka otsas. Ühika juurde jõudes nägin oma klassikaaslast õpetajaga rääkimas. Ma võisin vaid arvata, millest nad räägivad, kuid ilmselt oli see klassiprojekt, mis meil mõlemal tegemata oli. Õpilane ei suutnud leida vabandust ning sai korraliku peapesu osaliseks. Kuid siis ta märkas mind. Ta lähenes mulle tõtlikul sammul. Peas tormasid vabandused, mida õpetajale öeldi. Ta hakkas mind pommitama erinevate küsimustega seoses minu töö puudumisega ja mina püüdsin välja mõelda uusi vabandusi, ilma ennast sisse rääkimata. Ta leidis ühe uusi argumente, kuid ma suutsin nende eest osavalt põigelda. Lõpuks tundsin, et ideed saavad otsa. Käisin välja oma viimase trumbi. Ma ütlesin, et minu töö on valmis, kuid see on minu haige sõbra käes. Seekord vedas. Loll on see, kes vabandust ei leia. Hiljem järele mõeldes leidis õpetaja minu jutus vasturääkivusi. Ta läks minu pinginaabri juurde, et minu juttu kinnitada. Ta ei viitnud aega, ta tundis tema piire. Pika pinnimise peale sai ta teada, kellega ta projekti koos teeb. Ma teadsin, et nad on mul kannul. Mul polnud enam palju aega. Helistasin oma väitlusklubi presidendist sõbrale, et aitaks mul töö ära teha. Juba oli õpetaja lemmik minu uksel. Ma pildusin argumente enda kaitseks. Ja lõpuks jättis ta oma rahule. Ma läksin oma sõbra juurde, kes lubas mind aidata. Ta kinnitas, et kõik saab korda. Rääkisin talle oma mure ära. Ta pakkus, et plagieerime kellegi teise töö. Ta tegi põgusaid ettevalmistusi ja valisime välja oma eesmärgid. Kõigepealt oli vaja jutult selgeks rääkida kõige teadlast lugejale. Ähvardasime õpetajale rääkida, et ta viimane kirjand on netist maha kirjutatud. Püüdis ennast välja vingeldada, viimaks ta murdus ülekaalukate argumentide all. Oli aeg hankida oma projekti. Nad polnud just kuigi rõõmsad kuuldes meie ettepanekut. Otsustati probleem lahendada nagu täiskasvanud. Vaatamata sellele järgnes äge sõnasõda. Ükshaaval lükati ümber iga nende argument. See ei olnud kerge.
hämmastav diplomaatiaoskus tõi meile võidu. Nüüd oli vaja veel olukord ära seletada projekti retsensentidele. Järgmisel päeval esitasin oma vastvaimunud tööõpetajad.